Vesi on meie igapäevane väga tähtis osa, me kasutame seda ju pesemiseks, toidu tegemiseks ja ka joomiseks. Aga kuidas see puhas vesi ikkagi jõuab meile sinna kraani ja kes on need inimesed, kes seda väga tähtsat tööd teevad? Meil on külas täna Emajõe veevärgi juht Andres ja veekäitlusoperaatori eriala lõpetanud Kai. Tere! 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 Kai, sina oled nüüd lõpetanud selle veekäitlusoperaatori eriala. Kust sul tuli üldse see otsus, et selline põnev amet valida? Kuna ma juba varasemalt töötasin antud valdkonnas, siis mul oli väga hea võimalus ennast minna täiendama. Veevaldkond on pidevas muutuses ning pead ennast lihtsalt hoidma kursis nii tehnoloogiaga kui ka kõige selle seotud asjadega. Et lihtsalt, et ennast arendada, on väga hea võimalus. Aga kes see veekäitlusoperaator üldse on? Mis ta igapäevatöö on? Ta jälgib, juhib veetöötlusseadmete tööd. Ta teeb korralisi hooldustöid. Vajadusel võtab ka veeproove. Hooldab ka näiteks kanalisatsioonisüsteeme, igasugused veetorustikega seonduvaid töid teeb. Selline väga mitmekülgne. Jaa. Aga Andres, milline üldse siis see keskkond on, et kui ma nüüd lähen õpin veekäitlusoperaatoriks, kus ma tööle hakkan, milline minu see töö, elu ja melu olema saab? Eks töökeskkond sõltub suuresti ettevõttest, kuhu tööle minna. Eks mõnes ettevõttes saad sa istuda ekraani taga rahulikult tooli peal. Teises ettevõttes on su kontoriks on auto ja siis sõidad mööda suurt piirkonda ringi ja kindlasti on sul ka töökoht, kus sa saad istuda, aga võib juhtuda, et sa oledki osalise koormusega autojuht. Nagu Kai ütles, tööülesandeid on väga suures ulatuses ja sõltub, nagu alguses ütlesin, ettevõttest, kuidas on töökeskkond loodud. Aga rääkisid enne siin ka erinevad torude puhastamisest. Kas on nii, et praegu arenevas maailmas tegelikult areneb ka vee siis selle valdkonna kõik tehnika, et kasutatakse ilmselt väga moodsat tehnikat, mis teeb ju ka mugavamaks ja lihtsamaks selle töö tegemise, või eksin? Jah, päris kindlasti taaskord on jällegi ettevõttes kinni aga suures pildis veeettevõtted on minemas inimaatikalt, kus operaatorid jalad olid pütis ja kui varas sai märjaks, siis lülitas nupu sisse, et ongi minemas arvutite peale, kus siis kaugelt jälgitakse ja kaugelt saab juhtida ja võib-olla ei käidagi iga päev objektil kohal, vaid vaadatakse, et kui seal mingi seade hakkab appi karjuma, et siis sõidad kohale. Et jah, suundumus on väga tugevalt automatiseerimisele, intelligentsetele süsteemidele ja ütleme nii, et ametipositsioon on tõsiselt muutumas ka IT-valdkonna suunas. Mis teeb ju selle kindlasti ka põnevamaks ja nagu sa rääksid, siis ka tööaja tegelikult ju paindlikumaks, et sa ei peagi istuma kogu aeg seal kontoris, et teed võib-olla kodus mingeid asju ja kui häire käib, siis sõidadki kohale. Taaskord igas ettevõtte, ütleme, töökultuuris on see kinni või töökeskkonnas. Et mõnes ettevõttes saab ise luua endale töögraafiku, peaasi, et ülesandel oleks tehtud või süsteemid korras. Mõnes pead koha peal istuma, sõltub süsteemide suurusest või siis kui palju on sul hallata süsteeme. Aga tegelikult töö iseenesest on ju väga praktiline, aga kui praktiline on see õpe seal kutsekoolis siis, et kui palju on seda praktikat koolitundides ja seda ka tööd siis ettevõttes? No kursus ise ju tegelikult põhineb suuresti osast praktikal. Et ta on üles ehitatud sellel eesmärgil, et sa teeksid praktikat just oma töökeskkonnas. Et siis, kui ma lähen õppima seda, siis on täitsa kindel värk, et kuhugi ma praktikale tööle saan? Jah, et praktikat sa pead niikuinii seal tegema, et ennem sa seda kooli nagu lõpetatud ei saa. Et see üks õppeosa ongi just praktika ja see on päris mahukas selline tundide arvalt. Aga milline inimene üldse sobib veevaldkonda tööle ja just sellele erialale? Taaskord pean ütlema, et sõltub ettevõttest.
et mõnes ettevõttes tahetakse, kus täidetakse niimoodi rangelt joone järgi asju. Mõnes kohas öeldakse, et siin on sul rajatised, siin on ülesanded, säti ise endal töögraafik, ehk et sõltub ettevõttest, inimtüübist ja iseenesest mina isiklikult arvan, et tegelikult see üldse veemajanduses töötamine sobib inimestele, kes tahavad niisugust stabiilset tööd. Et veemajandust või seda tegevust ei häiri majanduslangused, samuti ka majandustõusud, ehk on suhteliselt stabiilne töö ja seni, kui inimesed tahavad pesta ja juua, siis tööd jätkub ja heal spetsialistil on alati töökoht olemas. Veel viimased soovitused Kai sinu poolt, et sa oled selle eriala lõpetanud, mida sa annaksid nõu või mingeid soovitusi neile, kes soovivad seda eriala õppima minna? Kui sa oled huvitatud ikkagi antud valdkonnas ja sa soovid ennast siin tõestada, siis on väga hea võimalus läbi selle kursuse oma eesmärkideni jõuda. Et sa ei pea jääma veekäitlusoperaatoriks, kohe kindlasti mitte, et sul on alati võimalik siit edasi minna, arendada ennast ja pürgida tõesti kas või juhataja ametisse. Alati tätis silmaringi laiendada, et kas seda nüüd otseselt kohe vaja on, aga aitab ka tulevikus teha võib-olla muid paremaid otsuseid. Aitäh teile selle põneva vestluse eest ja valgustasite natukene seda valdkonda ja kellel tekkis huvi ja soovib selle põneva ameti kohta rohkem teada saada, siis Järvamaa Kutsehariduskeskuse lehelt seda infot kindlasti leiate ja veel saab kandideerida. Aitäh teile! Ole kursis töömaailma teemadega, kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.